Teil, ma saan aru, oma nüüd selles sektoris, kus te toimetate, on üks päris huvitav koostööprojekt ettevõtjatega, kuidas väärindada Eesti puitu. Mis see on? Jah, Võrumaal asub kompetentsikeskus Center, kus me arendame erinevaid puidustooteid. Ja võib-olla esimesena räägingi siin näiteks puidust kraanikausist. Et miks ta eriline on, et on neid ju varemgi toodetud, et eriliseks teeb selle põhjus, et miks seda tegema hakati, et meie oma töötaja Ants, kellel on 2 väikest last, soovis lapsi pesta kraanikausis. Aga kraanikausid on sellised äärega ja külmad ja seal on suhteliselt ebamugav seda last hoida. Ja siis ta mõtles arendada koos Centeri meeskonnaga sellise sügava kraanikausi, kus ei pritsi vesi välja, mis on ilma ääreta ja ta on töö tasapinnaga, on tasa see kraanikauss, et seal ei ole vaja mingit silikoonimist, sinna ei teki baktereid vahele, sodi ei kogune, et see on kõik ühes tükis ja mis peaasi, et see lastele meeldib seal istuda sees, sest see puit on soe ja mõnus ja nad ei taha sealt välja tulla peale pesemist. Aga see ei ole ka ainuke toode, mida Centeris arendatakse, et oleme arendanud ka teisi nišimööblit, mille arendamine on suhteliselt kallis. Kui siin välja tuua, et Eestis on üle 700 mööblitootja, kellest 95% on tegelikult väikesed mikroettevõtted ja väikesed ettevõtted, et siis nendel on need arendustööd on väga kallid, nii inimressurssi kui ajaressurssi nõudvad ja sellepärast Center on võtnud oma asjaks arendada mingid kindlaid tooteid vastavalt siis turu vajadustele, et sinna käib selline uuringut, et mida on vaja, et näiteks siin koroona ajal tuli vajadus kodutöömööbli järgi. Ruumi on vähe kõikidel kodus ja arendasimegi sellise toote, kus ühele ruutmeetrile mahub tõstetava kõrgusega laud ja sinna juurde ergonoomiline tool, põlvetool. Ja teine toode näiteks, mida võiks tuua näiteks on eakatele mõeldud mööbel, voodi ja sinna kõike juurde kuuluvad valgustuse sisseehitatud raadioga, mis on ka juba tegelikult praegu vanade kodudes on testimisel. Tagasiside on väga positiivne, me teeme ka sinna taustauuringud alati taha. Ja miks me teeme seda, et mõte on neid tootearendusi anda meie väikestele mööblitootjatele tasuta kasutamiseks, et kõik, kes tahavad seda mööblit teha, saavad meie kodulehemele, me neid üles ei laadi, neid jooniseid, me ei taha, et hiinakad tootma hakkavad, aga nad saavad Centerist need joonised tasuta ja saavad ise toota, turundada nii nagu neile meeldib. Et selline laiem pilt. Väga huvitav. Miks te seda selles mõttes nagu ise teete, et tegelikult ma arvan, et iga mööblimees tahaks ju mingi ise midagi välja mõelda, et kas on siis nõudlus selliste lahenduste järgi, kas teie neid lahendusi, mis teil koduleheküljel praegu ei ole, aga mida te olete välja mõelnud, kas nendele päriselt on olemas siis ettevõtted, kes tulevad, ütlevadki väga hea, kuulge, me nägime, me tahame hakata seda kraanikaussi ise ka tegema. Ja, et tegelikult on huvi, et eks me teemegi turu-uuringuid ju sinna ette, et milleks neid üldse vaja on ja kas on nõudlust, et need ei ole lihtsalt suvaliselt võetud asjad. Ja kui ütleme, et nüüd nendest konkreetsest näiteks põlvetoolist rääkida, siis on juba tootja olemas, kes seda teeb, aga kindlasti on seal veel, kuna ütleme, põlvetool konkreetselt on väga ergonoomiline ja meil väga palju lahendusi, tegelikult on mingid lahendused, aga see on niisugune hästi lihtne lahendus, mida võiks kohe rohkemat tootjad toota ja müüa. Et ta pole kindlasti ka on 24 toode, et sa pead väga teadlik olema, kui sa sealt seda oskad otsida. Et sinna käib see turunduse osa kõik juurde ja see ongi ettevõtjate töö. Kui palju neid uusi lahendusi siis välja on mõeldud mingi aja jooksul kokku, mida täna alustan mööbliäriga, võin tulla teie juurde küsida, Hetkel on et meil on 2 sellist lahendust välja töötatud, just see eakate mööbel ja siis see kodutöö mööbli komplekt, et need on praegu, aga meil lisaks me teeme tootearendusi kõigile soovijatele, väikeettevõtjad, alustavad ettevõtjad, et meil on kompetents olemas majas, et sa võid tulla, kas või võib peas ainult see idee olla, sul võivad ka joonised juba olla, aitame teha esimese prototüübi, võime ka teha sulle isegi prototüübi ja ka esimese valmis partii, väike partii, et nii palju, kui meie masinapark seda võimaldab. Väga huvitav. Aga kas on täna siis olemas sellist nagu edulugu, et tõesti
keegi on teilt võtnud idee, hakanud seda tootma ja näed, juba teenib rahagi. No tegelikult meie peamine edulugu on Rootsis, et mis on tõeline edulugu, et hea meelega näeksin Eesti kopeerijaid, et 4 aastat tagasi umbes üks Rootsi disainer sai Eesti disaineri kaudu sai kontakti ja tahtis arendada vineerist lampi. Et hakkasime temaga koostööd tegema, tegime mitu prototüüpi seal ja siis lõpuks ta valis välja oma asjad, mida tegelikult ta väike partii algul ka sai meilt ja hakkas tootma neid ja nad said disaini auhinna vääriliseks ja nüüd ta on arendanud meil tooli, laua, erinevad kapp on praegu arenduses, sellised erilised asjad, et just sellise nišimööbli tootmisel on Center suureks abiks, sest et kõikidel väiketootjatel ei ole neid joonestusprogramme, neid masinaid, et see ongi see koht, kuhu siis pöörduda, et oma ideed ellu viia. Kas sõna otseses mõttes tulen teie juurde, ütlen, et teate, mulle tundub, et võiks toota suure armatuuri, lambi armatuuri ja puidust. Ja te hakkategi välja mõtlema, kuidas seda teha nii, et seda on võimalik toota. Ja, see ongi tegelikult, see Matilda sealt Rootsi disainer, ta tuli ka algul meile lihtsalt, tal olid mingid joonised, aga need isegi ei kõlbanud tootmiseks, et tegelikult see tootearenduse protsess oligi selline pikaldane pingpongitamine, kuna me ei ole näinud teda ihusilmaga, seda Rootsi disainerit, kellega me oleme 4 aastat koostööd teinud. Et see käibki telefoni teel, e-maili teel, see suhtlemine ja näha, et ta toimib, kui juba järjest tulevad uued tooted. Meil on kogu aeg paralleelselt see Rootsi disainer sees. Kas nüüd keegi Eesti tootjatest selle sama Rootsi disaineri mingid lahendused võib ka kasutusele võtta? Seal on teised, seal on need patendi asjad ja iga disaineri looming on ju tema oma. Aga olete te siis abiks olukorrale, kus palju räägitakse tööjõukriisist, väikeste mööblitootjate pankroti varisemisest, majanduse raskustest, kus inimesed ei jõua osta? Või te ikkagi näete, et sellest puidust kraanikausist ei pruugi abi olla, sest see on kallis? Tähendab, see puidust kraanikauss on lihtsalt üks selline tore näide. Ilmselgelt on ta nišikas, et paljud teda, aga see näitab seda mõtteviisi, et inimesed otsivad uusi lahendusi, et praegu ka mööblitootjad, et paljud on raskustes, näiteks tehase mööblitootjad, need, kes teevad täispuidust massi ja müüvad seda suhteliselt soodsa hinnaga, et arvatavasti on mingi hetk, kui nad peavad ümber mõtlema oma ärimudeli ja võib-olla, et samas eritellimus mööbli tootjatel on praegu nii palju tööd, et neil pole aega tulla majast välja koolitusele. Nii et ilmselgelt tuleb ka mingi ärimudeli muutus ja sellega seoses on tootearendus on üks võimalustest, kuidas edaspidi areneda, ellu jääda. Et see pole küll kõigi probleemide võti, aga kindlasti see on üks lahendus. Suur tänu!